Tervist, härrased ja prouased. Muvila väike uuendus nüüd, et vahepeal siis kiskusime natukene siit paljaks asju. Võtsime põrandakatet. Oli siin üldse midagi peal või? Ja siin ei olnud midagi peal, jah. Aga need küllevärgid võtsime lahti ja sai natuke siit uudistatud, mis siin toimub siis. Ütleme nii, et midagi hullu toimegi, et kõik on tegelikult suhteliselt ilus. Et sellist erilist roostet ei paista nagu olevat. Välja arvatud üks asi, mis mulle üldse meeldi, kuidas rumeenlased on selle suure astmelaua siia pannud. Et siit on lihtsalt poldid läbi pandud ja kui ma siia vajutan, siis kogu see asi õtsub, et see mulle meeldi, et astmelaud tuleks niikuinii ära võtta, et muidu jääb sellega kohe kännu taha kinni. Selle jaoks ma võtsin, et siia sisenemiseks, et oleks hõlpsam, saab siukse väikse astme teha, mis kui teed ukse lahti, tuleb pups välja ja siis saab minna ilusti sisse ja pärast paned jälle kokku tagasi. Aga üldiselt jah, et suhteliselt viisakas paistab igalt poolt alt välja ja ka uksed siit seestpoolt äärest. Ei ole hullu midagi, et kõik on rumeenlaste poolt mingi möginaga enam-vähem ilusti ära tehtud. Lage veel ei jõudnud lahti kiskuda. Lagi on veel ikka siuke plekiline, nagu ta oli. Aga mõte on nüüd see, et nüüd siis tuleks teha, et ta ei koliseks nii palju. Kui ma siia koputan praegu, siis väga suur kõla on. Ja selle vähendamiseks siis ma ostsin hunniku igasuguseid siukseid väikseid pigimatikesi, mis siis tuleb niimoodi külge rullida ja kui ma nüüd siia koputan, on palju sumedam see kõlin. Ja pärast seda, kui neid on siis mõningatesse kohtadesse pandud, et ma niimoodi ei tee, nagu ma olen Facebookis näinud, kus mõned teevad, et kleebivad selle matiga kõik pinnad kinni. Minu meelest see on natuke mõttetu, et selle eesmärk ongi vähendada seda kõlapinda lihtsalt, et kui ta oma kodus plekis kraanikausi, kui tal on kodus plekis kraanikausi siin alla vaatate, siis seal on ka väike lapikene ainult seda mirosummutusmatti. Ja sellest täitsa piisab, et see on päris raske tegelikult, et ei ole mõtet autot niisama raskeks teha. Aga selle peale tuleb siis siukene soojendusmatt. See siis tuleks panna minu meelest võimalikult suure pinna peale, aga nii, et siin all, kus need niiskusest ja kondentsist või sisse tulevad veest äravoola avada, et need ikkagi lahti jääks. Ja siis võiks juba auto natuke parem olla. Põrandaga ma küll alguses mõtlesin, et siin on siuke topeltvineer ilmselt tehase poolt pandud, et selle jätan alles, aga tegelikult ma täna avastasin, et on olemas mingi siuke tükkrokk või mingi siuke materjal, mis on nagu penoplast ja siis on armeeritud pealt ja alt, mida kasutatakse ehituses hästi palju. Ta on igasugune niiskuskindel ja ei põle ja ei tolma ja igavest äge värk ja kannatab ka peale astumist. Et võtan ikkagi vineeri üles ja panen selle siia põrandale, siis on raskust vähem ja põrand ka soe. Nüüd kõige suurem probleem on siin sisu, et tuleks teha siis niimoodi, et oleks viis magamiskohta, et normaaloludes 4, aga vahest võib juhtuda, et on ka 5 vaja. Et siis tuleb mõelda seda natukene, et on erinevad disainid, mis siin peakoolu sees ringi liiguvad, aga need tuleb nüüd lõpuni mõelda ja siis hakata katsetama, kuidas see ära mahub, sest minu soov on saada siia autosse peale magamiskohtade ja istekohtade veel paar asja. Nendeks on käimla, ehk et ma saaksin minna rahulikult istuda ja telefonis uudiseid lugeda, ilma et teised asjukätte ära lämbuksid. Selleks siis see peaks olema siin kuskil tagauksi juures. Need klaasid ma võtan mõlemad tagant ära, neid ei ole vaja. Teen need soojemaks ja siis panen siia sisse ventilaatorid, mis siis tõmbavad õhu liikuma. Ja siis peaks olema väike siuke jalaga puumutav kraanikauss. See on tegelikult täitsa olemas juba. Ma selle ostsin ära, siuke hästi pisikene, et saab oma näpuotsad puuteks pesta, ega siin rohkem pole vaja ja mingit elektroonilist ma ei taha, muidu läheb laristamiseks, et siukene pisikene jalapumbaga kraanikauss on olemas. Ja siis muidugi külmkapp ja söögilaud ja värgid, et need tuleks siis kuhugi siia. Et kindlasti ma seda esimest isterida siia ei taha panna, sest muidu jäi üldse laua ajaks ruumi, et paneks sinna järgmisesse vahesse, siis on meil 3. vahe, et see bussil oli siis 9 kohta tegelikult. Istmed on suhteliselt kerged ja tegelikult üks idee mõte, mis praegu ongi siis selline, et paneks siia siis kas siis 3 või 2 istme, oleneb kuidas vaja on. Keskel on laud, siin on sahtlid, värgid, asjad.
siis sinna istme taha, teeks siis niipidi magamisaseme suurtele. Sinna nurka tuleks siis vets, siia nurka tuleks siis näpuloputusvahend, vahepeal saab mingid kapid värgid veel teha. Ja siis ülejäänud magamiskohad teeks siia siis istme ja laua ja esiistmete peale niimoodi, et see laua saaks siis kuidagi lahti lappida, tekiks siuke magamisase, et siuke hästi lihtne ja loodetavasti lollikindel lahendus, aga kuna lollid on leidikud, siis ei tea midagi, mis lollikindel on. Vot, aga nüüd, kui ma kunagi jõuan selle suvise Balkani saate kokku monteeritud ja järgmiselt reisilt tagasi tulen, ma lähen 6 aja pärast uuele reisile, et kui ma sealt tagasi tulen, siis tuleb videotöötluses väike paus teha ja tuleb see buss siis valmis ehitada, et teadupoolest siin on siis ikka veel see probleem, et seal Nõmmel lasti mind üle ja ei tehtud mul neid plekitöid ära, et tegelikult siis on ühe meistriga praegu kokkulepe, et uuel aastal võtab mu ette ja siis lõikab siit natukene suuremaks selle, et siis ratas siin ilusti käiks, et need on mu keemiersusest üle jäänud rattad siin all. Et ei ole mõtet siin mingit tsirkust teha ja kalli raha eest uusi asju osta, kui tegelikult on rattad olemas. Vot, siukene väike lihtne plaan, et jah, üllatavalt heas seisukorras oli see eespoolt ääres, ma kartsin hullemat, et tegelikult on täitsa nitsevoo, et kui rumeenlased alt tehnika keerasid perse ja Sood enam tegi selle korda, siis õnneks keretööd kere on sellises väga üle ootuste rahuldava seisukorras, et tegelikult ei olegi vaja seda hakata relakaga tükk ära lõikama ja külge uuesti keetima. Vot, siuke plaan, aga jah, nüüd ta veel seisab siin paar kuud ja siis tuleb hakata usinasti ehitama. Aeg on nüüd nii kaugel, et saab muuvilat natuke liigutada jälle, aga muuvil on aku läbi, et ostsin just uue aku. Ja nüüd tuleb ta ära vahetada ja siis saab ta viia ühe tegelase juurde, kes siis aitab mul need rattakoopääred lõpuks ometi ilusaks korda teha. Et siis saab edasi toimetada, aga põhimõtteliselt ma olen vahepeal natuke nikerdad ka, ma kohe näitan, mis ma siin teinud olen. Nii, kus see raasi võtti on? Et midagi erilist ei ole küll jõudnud teha, nagu ma ütlesin siis ka ennem, et tükk aega ei jõua midagi teha, aga ma natuke siiski tegin. Kägi kiuste. Nii, tulega põlema. Kas tuleb ka karasi? Kas see meeldib ka karasis? Nii, miks need akud nii rasked peavad olema, arvan ma ei saa, aga või siis tähendab, aku ei ole raske, aga käepidevad on nii ebamugavad, et kuule, sitt on seda tassida. Jah, üritasin siin laadida akut. Praegu oli siis laadja tund aega järgi umbes, ma aku järgi käisin vaatama, mis siis vahepeal muutunud on. Jah, juba läks 1.72 peale neist. Ühesõnaga, nende akudega on niikuinii see, et kui nad juba alla mingi teatud piiri lähevad, siis ei ole mõtet enam nendega vaeva näha, et nad enam niikuinii ei tööta nii, nagu nad peaks töötama. Juba läks meelest ära, ma pidin näitama, mis ma siin tegin. Et ega ma siit väga midagi ei teinudki. Natukene siin poiss kiskus paljaks ja siis summutasime seda plekikolinat veidi. Ma nüüd jätsin esiukse tegemata, et kui nad kuulata siis nende erinevust siuke hääl või siis siuke hääl. Tunduvalt tummisem sellega võrreldes, kus ei ole midagi veel pandud. Või siis see. Et niimoodi nagu ei tundu see vahe väga suur, ainult veits kõmiseb rohkem, aga kogu auto peale tegelikult see vähendab müra päris palju. Vot, et nüüd siis viime auto ära, et tehakse need koopäärid vahepeal korda, kui ma siin uuel reisil käin Kesk-Ameerikas. Ja siis tagasi tulles saab äkki auto kätte ja siis soojustame seespoolt kõik ära, pum. Ja siis hakkame nuputama, mis siin ehitada. Ma sinna tegelikult tahaksin katuseluuki teha, kuna seal on koht olemas. Et oleks ju hea seda kabiini siin tuulutada ja need, kes siinpool, võib-olla kui siia voodi tuleb, siinpool magavad, saavad tähti lugeda öösel, kui nii peale tule. Vot,
sellised värgid, aga jah, nüüd siis akuvahetus. Päris mürarikas on, kui on paljas plekk, kui mingeid asju ei ole. Päris õudne on niimoodi sõita. Aga vähemalt nüüd on hea võrdlus, et kui kunagi kõik isolatsioon ja soojustus tehtud saab, et kui vaikne ja mõnus siis on. Nii et ei ole midagi, kannata mere. Kõik tuleviku headuse nimel. Nii, aeg läheb mühinal edasi ja pole jõudnud muvilaga ammu tegeledagi siis nüüd. Et mis siis vahepeal juhtunud on? Juhtunud on nii palju, et rattakoopad on nüüd korras. Et need ääred on ilusti ära tehtud. Ratas maab ilusti koopasse ja siis liimisin siia siukse väikse porikummi ka. Kogu see äär on niimoodi siin ära tehtud ja tagumine ka, aga ma ei saa seda praegu näidata, sest ma lammutasin siit selle ukse liugur ära ja siit on see natukene läbi, siin on vaja uus see osta. Aga teiselt poolt peaks nägema seda tagumist. Kitsas on, garaaž on väike, on saada ruutu. Nii, siin on siis tagumine, samamoodi ilusti, ratas on nüüd ilusti mahub ära ja kui me siit niimoodi piilume, siis ei paista ka ratas välja, nii et peaks olema muy bien, nagu hispaania keeles öeldakse. Mis siis nüüd? Nüüd on siis see, et poisiga siin natuke lammutasime, timmisime natuke neid soojenduse klappe, vana raadio viskasime ära, keegi on siin raadioantenni mõnusalt remontinud. Pole ime, et see ei töödanud. Siuke tore ühendus on siia tehtud. Aga nõme on see, et see kaabel tuleb siia üles ja siin on mingi teistsugune ühendus, millest ma ei tea mitte midagi, et ma pean nüüd hakkama guugeldama, et seda juhet siis uut leida või siis siia lihtsalt tegema korraliku ülemineku teisele raadiole. Astme laua võtsime ära, et see on siin siuke igavene suur kolakas, seda ei ole vaja. See jääb mätta külge kinni. Et siia tuleb siis kunagi siukene trepp, mis tuleb niimoodi alla. Kui uks on kinni, paned pups sisse ja kui tahad välja tulla, tõstad pups välja ja nüüd ka väike aste tuleb, et rohkem pole vaja. Et nüüd on siis plaan järgmine, et seest puhtaks mingisugune mögas ja põhja, mis kaitseks rooste eest. Car Restoration mulle soovitas ka mingid asju, ma pean nüüd otsima, kus ma neid saan. Siis teeme siia põhja, mis oleks soe, mingisugune paarisendine penomalaadne toode. Siis saab istmed sisse panna või vähemalt siia ühe rea istmeid ja siis saab ikka ülevaatusel ära käia, sest ülevaatus on läbi autol. Praegu ei saa sõita. Et saab ülevaatus ära teha ja siis saab hakata kaupa vedama. Sellist kaupa, millega siis hakata mööblit sisse ehitama. Et eesmärk on praegu mai lõpuks auto sõitma saada, et saaks mai lõpus kämpima minna. Eks näes, mis tegelikult juhtub. Aga kui eesmärk ei ole, siis ei juhtu mitte midagi. Vähemalt elu on sedasi näidanud. Siin on mõningad astmelaua augud veel, mis tuleb puhtaks teha ja kinni panna ja mingid igasugused pisikesed kruisid ja vidinaid siin on. Keegi on kunagi puurinud siia mingid asju ja siin on need originaalpõhjaneedid, mis tuleb veel kätte saada ja augud kinni panna. Et natuke nikerdamist on. Aga muidu on äge. Muidu on äge. Et tahaksime sõita. Aga vara veel. Ja tihendid muidugi on vaja osta ka. Tallinnas mingi pood oli, ma ei mäleta, mis on, kus müüdi rullidega neid tihendid, et võiks olema lihtne, võtan siit väikse tüki kaasa ja peaks leidma samasuguse küll. Et saab need ka kõik ära vahetada, et ei ole mõtet originaalasju kalli hinna eest osta, kui saab samasuguse asja palju mõistlikum hinnaga. Ega siis muud midagi rohkem täna jõudnud teha, et järgmine kord äkki juba rohkem ette näidata, aga jah, need koopääred sai siis Riisipere kandis lastud ära teha ja väga-väga korralikult, väga hea töö on. Et võib-olla üle veel korra, et mis siis tehti on see, et muidu see koopasärv tuli siit natuke otse niimoodi, siis siit lõigati ära, murti see äär ilusti ära, keevitati, möllati ja tehti kõik korda nii kaua, kui mina ise Kesk-Ameerikas reisil olin ja
ja nüüd on siukene äge. Ma tegelikult kartsin, et see porikumm ei pea hästi, see on siukene huvitav toode. Amazonist tellisin. Need on erineva laiusega. Mina võtsin 1 tolli laiusega, mul ei ole suuremat vaja, aga minu meelest oli seal ka 2 tolliseid. Et täitsa kõva see 2-poolne teip on täitsa hästi töötud. Aga kui ta tulebki lahti, siis backup plan on see, et ma panen siia lihtsalt näpuga kereliimi vahele ja panen uuesti kinni ja tõmban ka siia väikse siukse kereliimi kihi peale ja siis peaks olema igavene. Vähemalt ma loodan nii. Vot, sellised uudised ongi, rohkem mitte midagi öelda ole. Tšau, papa.